Nii, oleme jõudnud selle ajani, et peame tegema või teeme siis intervjuu meie nädala tegijaga ja meie nädala tegija tuleb seekord Vene Föderatsioonist Uuralitest asuvas Sverdlovski oblastist ja seal on üks väikene külakene, kus elavad jahimehed ja muud toredad inimesed ja küla on väga popuks saanud, sellepärast et üks jahimees leidis siis üks päev järve või jõe äärest ühe väikse koprapoja, kes oli külmunud ja hädas ja võttis ta siis kaasa ja nüüd panid talle nime. Kopra nimi on Semjon või siis Sjoma ja küla on saanud väga populaarseks, sest Sjomat on mitu korda metsa tagasi viidud, ta tuleb tagasi ja nad nüüd kasvatavad siis väikest koprapoega Semjoni ja meie olemegi helistanud siis Semjoni nii-öelda kasuvanematele, et küsida, kuidas käib elu ühe kopraga. No tervist! Привет! День добрый! Tervist! Kellega meil au on? Minu nimi on Dmitri. Dmitri Uurali... Medvedev. Dmitri Medvedev, aha, kas... Koprapapa. Koprapapa, jah. Jah. No rääkige, kuidas siis kõik nagu algus sai, et kus te leidsite kopra ja kuidas asi nagu algus sai? No alguses muidugi ma olen jahimees. Käin jahil ja siis üks päev käisin jahil, püüdsin loomi ja siis vaatasin, kurat, kes see vingerdab kurat jalajälje sees. Ja vaatasin väike koprapoeg. Astusite talle peale? No põhimõtteliselt astusin talle peale, jah. Ja no siis mõtlesin, et kui ma astusin, viin koju, kasvatan ta kurat suureks ja siis pani vaesse, et võtan nahka maha temast. Aga no siis ta hakkas väga armsaks sai meile provaga ja siis nüüd ta on juba saanud suureks ja on tõesti nii armas ja ta on hakanud ju ka tööl käima. Ta ju nüüd on ainuke meie perest, kes käib tööl. Aha. Ja tema nimelt siis hommikul ärkab üles 4 ajal, siis närib voodi jala läbi meil, ta on ikkagi ju kobras ja siis läheb järve äärde tööle, käib järve ja jõe ääres oma käigud ära, siis suhtleb küla kassidega ja siis tuleb koju tagasi magama ahju kõrvale. 8 ajal ta juba magab uuesti. See töö on siis, et ta närib selle voodijala läbi ja siis ehitab uue nagu? No eks ta siis toob uue puu koju, jah. Toob uue puu koju ja paneb uue siis jala alla ja seda tööd teeb nagu teiste inimestega küla peal ka. Ega puutöö kobras? No ikka ju Tisler. Ja ta on kurat väga armsaks saanud ja nüüd ei taha nagu, ütleb ikka kurat, et võtame naha maha, müüve kurat maha, aga peab tunnistama kurat, et on armsaks saanud, et väga ei tahagi maha müüa teist. Ühesõnaga perenaisega ei ole kõige paremad läbisaamised? No ei saa. Ärkab hommikul üles, kui kober tal voodi jala läbi närib kurat. No eks ta sellepärast ei anna süüa talle. Et ma ise teda söödan, kurat annab talle, vorsti annab ja konserv ja ega siis loom, tema nime Semjon. Ega siis loom ei söö sellist asja. Tema tahab kurat kaeraelda putru, ta sööb piimaga keedetud, kurki sööb, leiba sööb, kurat, melonit sööb. Ja ega tema ei taha liha süüa sugugi, ma olen ka proovinud talle kurat anda vorsti niimoodi, et paned niimoodi surud talle ribide vahele, põlvedega ribide vahele, siis kangutad, tal on väga teravad hambad kurat, võtad meisli või suure viili ja kangutad tal suu lahti, topid vorsti sisse. Kurat ei taha välja ajab raisk, ei tea, mis häda on, katki on või midagi valesti või. Ei tea, miks loom kurat liha ei taha. Semjon on saanud väga populaarseks, inimesed käivad kas teda lihtsalt vaatamas või teatavasti on ju kopranõre selline, mis ravib 1000 haigust, et kas te kauplete kopranõrega või kuidas teil sellega asja lood on? No eks me kaupleme muidugi, ega inimene peab kombineerima. Ega selle jahil käimisega ära ja sellega raiskab ainult kurat, aga no eks meil on tehtud selline väike luuk. Meil vanasti oli kass onnis elas, aga siis ta käis sealt ukse alt läbi, nüüd me surume Semjoni sinna, niimoodi saba läbi, paneme saba üles, on selline väike konks, sellega niimoodi riputame saba üles ja siis need, kes tahavad ravida, need tulevad ja siis saavad limsata sealt näärmest
otse näärmes. Haige koha peale võid kurat. Joovad otse koprast nii-öelda? Põhimõttest küll ja kui vaja juua, kui seespidine haigus, siis jood, aga no muidu võid ka õõruda niisama välispidiselt. Kui näpp on haige, vaid näpu sisse? No seda küll, aga no kuidas ega sa kurat ei väena looma, tal on kurat valus ju. Ega loom on ka inimene. Kõige hullem see kurat on nüüd maru suureks kasvanud on. Kui suur ta juba on? No ta on mingi poole meetrine juba kurat. Et ei mahu väga hästi, ta mul on magas sahtlis, muidu kurat ta iga hommikuks on sahtli põhjad läbi näritud. Ma tegin tal nüüd väikse, ma tegin tal aita, tegin väikse kambri. Mul oli plekk, oli vanast ajast, oli kurat, lõin plekiga üle ja panen ta sinna. Ta plekk ei näri? Ei, ta plekk ei näri, kurat, ega ta ei võta, tal on seal hea olla. Ma ise mõtlesin, et kurat, et kui oleks betooni, kurat, siis teeks kurat betoonist sellise väikse augu maa sisse. Et see on ka hea ju, kurat. Ja seal on vähe, kui ta muidu meil on muld põrandagu õnn, et kui ta kurat seda nõret lased tagant välja, et siis on jõle halb kätte. Pleki pealt saad ju kätte kõik. See on kõik puhas krõõm. Ei no mis ta haiseb, harjud ära. See on puhas loomalõhn, kurat. Kas sa sellist märga koera oled tundnud või? Ei... Tundsin kunagi, käisin koos koolis, aga mingi 3. klassini. Aises. No kobras lõhnab. Kobral on selline, nagu võtad märja koera haisu, siis ja natuke vääristad seda, siis kas vädaneva kala või millegi sellisega. Ja siis tuleb selline, no ega iga loll ei saa kurat aru sellest, see on ka raviv. See on kurat ka raviv. Et väga hästi meil läheb siin tänapäeval. Semjon on nüüd juba päris suureks kasvanud, päris vanaks saanud. Poole aastane kurat on. Varsti on juba, mis panete kooli või tööle veel või kuidas, mis plaanid on? No kõige hullem on see, et viimasel ajal, kurat, Semjon on hakanud viina jooma. On avastanud enda jaoks siis alkoholi, ega mis tea, see on vaese inimese ravim. Ja on hakanud siis küla pealt loomi koju vedama, kurat. Ma mõtlesin, alguses äkki saab kurat äri teha. Aga ta veab kurat kasse ja ühe kitse tõi üks päeva kurat siia koju ja kasu ei midagi, kurat. Kas need on nagu sõbrad või pigem siukse pruudid? No kuidas viisakalt öelda? Pruudid? No pruudid, jah. Ega siis, kui sõpra tahaks, võiks ju koera võtta, kurat. Seda küll, jah. Nii on, jah. Ei, no eks saame hakkama siin. Eks me saame siin hakkama, aga Semjon on tore ikka, kurat. Ja ma peagi talle kurki andma, kurat, näris mul siin kapi jala alt ära, kurat. Puujala? No puujala näris, jah. Ja meil siin küla vahel üks puujalaga mees on, see enam välja ei julge tulla, kurat. Semjon näeb tal kallale. Võtab napsu läbi agressiivseks. No nii nagu ikka, kurat. Aga väga armas on ja südamlik on. Ja teinekord, kui laulab, kui on natukene võtnud. Kurat, kui ilus, ma ise nutan väga tihti selle peale. Selge, väga armas tõesti ja teile sinna Uuralites palju head tervist ja Semjonile ka kindlasti tervised. Kui on aega, tuleme isegi vaatama ja nõret limpsima. No selge. Ma panen teie jaoks valmis siis. Semjonil lükkan kohe, ma lükkan ta see ukse alla valmis siis. Selge, suur tänu teile. Davai.